siin Tartu. Nagu Raimond Valgre on öelnud, kauneim linn on Eestis Tartu. Ja siin me siis oleme. Kõige rohkem meeldib rohelus ja ilu puhtus. See, et tunned, kuidas mingisugune tõesti selline, mida nagu tavarahvast tavatseb nimetada Tartu vaimuks, hõljub pea kohal. Ma arvan, et ta on üliõpilaste heade mõtete ema ja teena. Aga küll te näete. Kuid üks 4 aastat tagasi ma olin Ansipi jutul ja küsisin, kui see oli juttu liikvele, et Tartus saab pealinn. Ma küsin, kas seal on alust. Ta ütles, et jaa, Tartu peab hakkama pikka mööda valmistuma pealinnaks saamiseni. Alma Pater Tartu Ensis tegeleb laste toitmisega, kes kannatavad puudust. Alma Mater Tartu Ensis on toitev vaimu ema. Ta on vaimu jaganud 1632. aastast saadik, kui Rootsi kuningas Gustavus Adolphus Rex Vaetsia Secundus, fundamentator Universitatis Dorpatensis, ehitas siia Tartusse Vastsa ülikooli. Nii et selle peale ma võtan ühe väikse toostiga. Nii et elagu pähklid, need on 17 haiguse vastu, kaasa arvatud igasugused rasked haigused. Nii et elagu pähklid, ka mina olen sündinud pähklivõõsa tähtkujus. Sest tõeline jõud ei peitu mitte rusikates, vaid ajudes. Tervist, minu nimi on Mart Viira ja ma tulen Tartumaalt ja hakkasin Tartu ülikoolis nüüd sellest aastast õppima majandust. Sellepärast ma arvan, et majandus on just see õige koht, kus noor inimene saab ennast korralikult teostada. Et kui lõpetad majanduse, siis oled kindlustatud tuleviku suhtes, sul saab olema maja, sul saab olema kass, auto ja kahtlemata ka neiu. Ja et ma loodan, et ma saan siin muidugi hakkama, et raske saab olema, aga vast läheb kõik ikka korda. Kallid noored rebased, et kui teil tuleb nagu vähe teiste sõnadega paluda Hansapangast nagu seda samust õppelaenu ja kõike seda, siis igal juhul ma teen teile ettepaneku, et paluks nagu mitte üritada läbi Hansapanga seina, et selleks on ikkagi uksed olemas. Et üks ekstreemspordi tegelane pani nagu siit, aga võib-olla ta oli isegi natukene tiba, ütleme niiviisi, et nagu natukene purjus või ei tea, et kuidas ta sinna sai selle jalajäljega sinna nagu sisse selle märgi pandud. Aga et ühesõnaga, võib-olla ta tuleb siis näiteks, ütleme, paari kuu pärast ja teeb sinna niisugused, sirgemale sinna ülespoole niisugused 2 kõrvuti jalajälge, siis võib-olla harrastab nagu seda Nuupagadi filmi, et nii et ühesõnaga liigume matkaradadel edasi. Kaunem linn on Eestis Tartu, Emajõe kalda peal. Kes kord käinud seal eilsel meeles läheb kauned tunnid toome. Ma olen välisturistidele öelnud, vaadake seda Tartut, me oleme nüüd Tartu südames. Aga see ei ole mitte 21. sajandi alguse, vaid 19. sajandi keskpaiga linn. Inimesed liiguvad aeglaselt, autosid on esialgu veel vähe, kuigi need kipuvad juba Toome kõrval teid oma rohkusega lämmatama. Ikka peab automüra olema. Meil on hea hetk võtta, et ei ole autot, aga no mine oma autoga nüüd. Ja siin ei tohi parkida.
kõrised lause. Siin on maja, kus selles hoones asus Eesti Vabariigi esimesel ajal 1922. kuni 1940. aastani Eesti Karskusliit. Ja see on samuti väga oluline väärtus, sest väga paljud allakäigu trepispiraalid saavad aluse just esimesest väikesest, saad taevas küll, kas või väikesest sellest kukeviinapudelist, et see nokib nii hästi, et alguses võtad väikse kukeviinapudeli, tunned, et nokib hästi. No siis võtad tibake suurema pudeli, no tunned, et nokib veel hästi, veel paremini. Ja siis muudku võtad. Aga ükskord juba lähed niiviisi ja ükskord lähed juba niiviisi ja halleluuja. Ja ükskord raakib pikali. Kui siis tõused püsti, siis oled väga õnnelik, et siis jääd nagu teise inimese autoga terveks. Aga kui püsti ei tõuse, siis ütlevad, et kuule pojake, et palju sa seda kukeviinaga nokkisid. Joomine on nagu hirmus asi, et inimesed muutuvad imelikuks, kui nad seda teevad. Kui need tuled enam prožektorit ja kaameriteks, saate aru, elufenomen. Te ei saa aru elufenomen. Elufenomen on savood.com elufenomen. Ongi olemas selline asi nagu Tartu vaim ja see Savood on lihtsalt üks tema ilmsiks saamise vorme. Ilmsiks saamise vorme! Nagu upgrade'imistehas või? Et ei ole mitte niipidi, et inimene sunnitakse sellise nüristavasse liinitöölise rolli ja muudetakse mingisuguseks masina osaks, mis on nagu tavalise tehase roll olnud juba mitusada aastat. Vaid on just vastupidi, et inimesed, kes ei olegi võib-olla nii palju lugenud või koolis käinud, said seal kõrtsilaua taga kokku targemate ja haritumatega. Ja tõenäoliselt see on toodud siukse suure kihi poolharitlasi. Aga seda võib Tartus tõesti tähele panna, et nagu mingi suvalise kalkari käest võib väga head ja huvitavat juttu kuulda. Ja see on hea. Ükskord tahtsin ka mina astuda Tartu Ülikooli 1984. aasta juulikuus. Aga Inglisilla all tuli 3 pätti vastu ja küsisid, et anna suitsu. Mina ütlesin, mul ei ole suitsu. Ütlesid, anna tuld. Mul ei olnud ka tuld ja siis 3 pätti lõid mu 3 päeva enne sisseastumise eksameid tibake lolliks. Ja siis ma läksin sisseastumise eksamile ja rääkisin. Ja taimedel on juured ja juurtega võtab taim mullast toitu. On olemas põhijuur, on olemas külgjuured, on olemas risoomjuured, on olemas laialiargnevad juured, igasugused juured, 2. Kui te olete targad, siis tulge ülikooli. Õppige riigi kulul, ilma rahata. Ja lõpetage ära Tartu Ülikool, sest Tartu linn on kuulus üle terve maakera ja ainult tänu ülikoolile. Me kõik oleme kuulnud midagi Tartu vaimust. Ja nüüd me oleme siin ööpimeduse läheduses ja uurime, kas keegi on kuulnud midagi Tartu vaimust. Kas
võib segada. Kas teie olete näinud Tartu vaimu? Ma tean, et no Tartu vaimu või? Jah. Pidevalt liigub siin ringi ju. Mis see siis on? Te olete näinud Tartu vaimu? Tartus ära minna. Kus kohas? Tartu vaim, ma just nägin teile. Tartu vaim on seal! Nüüd ma tahaks teile natukene rääkida Tartu vaimust ja üldse niisugusest vaimust, mis puudutab tervet vaimu ja terves kehas. Nii et nagu vanad roomlased ütlesid, et orandum est sit tubim end sano en corpore sano, et palvetagem, et terves kehas oleks terve vaim. No ega see vaim muidu terve olla ei saa, kui peab ikka neid ikka võimlemist ka tegema, nagu vanasti oli, et hommiku jooksu alga. Trant, trant, trint, trant, trindirindirin, trant, 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 trindirindirin. Viimane sportlaste võistkond üritab teha midagi huvitavat ja linnulennul lendab viimane sportlaste meeskond enda konkurente püüdma ja kus on sportlased? Ja kui te juba ammu lõpetanud olete, siis ärge ikka unustage oma nooruspõlve ja tulge ikka Tartusse tagasi ja külastage oma nooruspõlve unelmate kohti ja isegi kui unelmad ei ole täitunud, siis ärge neid väärtusi unustage, nad olid paremad unelmad meie elus. Kaua läks, aga ikkagi. Sinule tüdruk ma laulan. Kallid üliõpilased, me oleme nüüd siia kogunenud mälestusmärgi juurde, kes on püstitatud 100 000 Tartu uue ilmakodaniku ilmsiks tuleku puhul. Tehke Eesti rahva sugu, tehke oma rahva sugu, elage, kasvage, õitsage. Vivat Crescent Florat, Universitatis Tartuensis. Ja täita laste lastega ja laste laste lastega. Maa tuleb täita lastega ja laulude ja lastega ja kõige vastu võidelda, mis võõrastab või vaenulik, mis vaenulik või valelik ja võidelda, kus võimalik ning vajalik, sest elu kõik on aja.
Inimesed ja linnud võivad vahest väga sarnased olla. Eksinud olen küll ja ma olen sõitnud, ma ei osanud alguses sealtpoolt üldse tulla. Ma ei osanud sealtpoolt siia kohale tulla, ma olen siin kurrat ringelnud nagu loll. Linnulennult on kõik äärmiselt loogiline, kõik on lihtne, aga maa pool lind, kuigi nimi on linnu oma, ma käin ikka maa peal. Siin on soe elada. Kindlasti on siin parem kui juures. No ma ei tea, Nirvana hiirtele vast ei tule. Nirvana võib tulla põhilistike inimestele. No ma elasin siin tükk aega, ma vaatasin, et see on nii õudne koht, kus elada. Ma olin siin nii masendunud. See on niisugune, inimesed elavad siin üksteisega kõik koos niimoodi. Aga siis ma võtsin filmikaamera välja ja siis ma hakkasin filmima ja vaatasin ja no siis see on nagu põnevust. Saad jälgida, niikuinii see on nagu kõik need koduperenaised vaatavad aknast välja, mis teised teevad ja siis kui midagi huvitavad ja siis miks mitte filmida ja nii varblane võiks kaadrist läbi lennata. Ilus kaadr. Siin on see pesa. Pleki all on pesa. Kui sa näed, et ta siin alla lendab, siis sa ei jõua nii kiiresti kaamerat võtta ja no ta on nii kiire, ma peagi jälgima kogu aeg, et kui nad leiavad mingisuguse seemne või värgi, siis nad lähevad sinna selle pleki alla. Kuule, see mees arvab, et ma teda filmin. Hullult raske on vahepeal imelik on filmida. Mõtle, et mingi mees, ta on nii siuke kole mees seal. No ta joob seal igal hommikul, teeb suitsu ja ta teeb päevas mingi 10 korda vähemalt suitsu ja siis kohvi joob mingi 4 korda umbes. Seal akna peal. Ma ei julge vahepeal filmida, ta kogu aeg vaatab sealt. Inimesed ja linnud võivad vahest väga sarnased olla. Inimesed on veel suuremad röövloomad tegelikult kui need linnud, nemad on veel sellised süütud tegelased. Kui jälgida inimesi tegelikult on väga, eriti siin kapitalistlikus maailmas on väga kurb vaadata. Ma loodan, et see mees ikka kontrollis, kas pojad said välja. Ma arvan, et selle aja peale juba näiteks pääsukesed ja pojakesed õppisid küll juba lendama. Et ma arvan, et nad olid juba pesast väljas juba. Vähemalt seegi hea, aga nad kaotsid oma kodu, see on kurb. Ma tean väga paljusid muu kunstnikest, kes ütlevad, et nad ei ole suutelised elama sellises olukorras. No, kurat, elu on, mitte elu on ikkagi su ümber või ümber on elu ja sees on hoopis teine elu. No lõppude lõpuks me oleme ikka maailma vangis ja no ei ole ju võimalust teha kurat mingit teist võimalust, no sellest väljas olemiseks. Ja see, kus sa parajasti elad, see on küll mingit tähtsust. Vangis või kuradi palees või see on tühine küsimus. Me elame ikkagi endas, ainult iseendas. See Annelinn nagu kuskil peab elama ja no egas ta nii hull ka ei ole. Mingid võlud tal ju eriti ei ole, aga noh, elad sunnitud elama. Ma mõtlen, ümbrus huvitab mind vähe. Üüri maksab korralikult, aga probleeme on ja hiired ja värgid ja... Hiired või? No hiired on sinu hiired. Jah, need on minu isiklikud hiired. See on minu isiklik probleem. 3. korrusel on nii korralik remont tehtud, et sealt ei tule ühtegi hiirt keldrist, need on sinu hiired. Jaa, aga seal näiteks valjal on hiired küll maja. No aga see on sinu hiired, need lähevad nii... Ei ole, temal on omad hiired. Sinu nad poegivad ja pesitsevad. Mulle
poegidel nad ei saa, mul on sealne masin, mis keelab neid. Mine nüüd ei räägi. Ei, nad ei... Otsa oma sõbrad appi ja tehke elamine korda, no see ei peaks suur probleem sul olema. Ja nad ei piinlik. No eks me ka. Ma pärast võib-olla panen talle veel midagi natuke said sisse. Ei, ta runis ise sisse, ma panin selle viltu. Ta runis sisse, aga välja ei saa. Asju on palju, ta on ise pisikene. Ma kas krabistama seal, ma tõstsin selle üles ka. Ma kevadel lasen ta välja. Viin õve, aga nad surevad seal ära sellepärast, et nad nii laisad. Nendel on hea, kui nad elavad siin, nendel siin ei ole vaja midagi tehta. Korjavad raasukesi maast ja kogu lugu. Aga maal nad peavad otsima ja külm. Siin on soe ja elada. Nii et sina leiad, et siin on isegi neil parem? Kindlasti on siin parem kui juures. Et võib isegi võib öelda, et siin sinu juures on lausa Irt ja Nirvana või? No ma ei tea, Nirvana Irtele vast ei tule. Nirvana võib tulla põhilistike inimestele. Peale lapse saamist tunduski ilusam, jah. No elu on, või selles mõttes, et Anne linn tundub kuidagi elamisväärsem isegi. Filmiga tegelemise teekonda alustasin ma täiesti puhtalt lehelt, nii-öelda tabula rasa või. Maalikunsti tudengina 2002. aastal. Tartus Ateena kunstikinos algab täna õhtul uus filmiõhtute sari, kus näidatakse sõltumatuid filme ja harrastusfilme. Ja sarja kuraator on Tartu vabakutseline filmikunstnik Jaan-Jürgen Klaus, kes on hetkel ka Tartu stuudios külas. Jah, tervist. Ateena kino on siis nüüd taas avatud, et siis Tartu inimestele Tartu filme näidata, pluss siis lisaks harrastajate selline üle-eestiline valimik, sellised ehedad, tõelised harrastajad ja sõltumatud tegijad, kes peale oma päevatööd on suutnud seda oma vabast ajast siis tegeleda sihukese raske asjaga nagu filmi loomine. Nüüd on siis hakatud seda märkama jah, et seda Tartu filmi, mis on nüüd vaikselt hakanud võrsuma, et see just see tagahoovist hakkas ja sihuke lutsuliku vaimsusega ka natukene, et need vaimsed väärtused, mis seal on, et see on ikkagi endal on nii palju, et siis nii-öelda jutumärkides kuulsuses ära ei hakka pimestama, et selle saab ära keerata siin kohe. Jaan-Jürgeni krestomaatilised filmid on Marko Kompusest, poeedist, erakpoeedist, Hannes Varblasest, Erki Hüvast. Et see, millega Jaan-Jürgen Klaus tegeleb, on puhas elu. Ja see elu ei tunnista mingisuguseid formaate ja tal õnnestubki selliste sõnastamatute kihtide vahele pääseda oma autori pilguga. Tartul on samasugune šarm nagu nendel Jaan-Jürgeni tegelastel. See on selline natukene puretud elust, ajahambast. Et tema tegelased just sellised vaba vaimu lipukandjad. See on lahe pari on ju, kevadpari. Igatahes, mina olen veendunud, tänapäeval noor inimene Eestis
edukas on see, kellel on raha. Õige. Rahal on võim. Ja kui sul seda raha ei ole, siis pole sul mingit võimu. Ja järelikult sa tahad võimur olla ja järelikult tahad võimur olla. Ma tahan võimul olla. Võimur olla. Vaid ma tahan tunda, et mul on eneseväärikus. Ja mis on raha? Luulete jaoks raha ei miski. Aga kust raha saada? No raha ei saagi kuskilt. Ei saagi kuskilt. Ei miskit võetakse ei miskist. Järelikult luulete elab ei miskist ehk rahast. Aga raha on ju ei miski luuleteks. Luuleteks ei ole raha, vaid raha on ei miski. No, ja kuna raha on ei miski, siis ei miskit on kõik kohad täis. Nii et ta võtab ei miskit ja maksab sellega poes, siis nagu raha on see. Poes muutub see rahaks. Tervist, mina olen Urmas Vadi. Täna saavad meie saates kokku suur ja väike, aegade algus ja tänapäev ja tulevik. Mina aga rühkisin Tartus Toomemäele ühte vanasse majja ja vaatasin ühte uut filmi. Head kuulamist! Aga ma mõtlesin seda, et miks ma siia tulin, on see, et sa oled juba tükk aega rääkinud sellisest asjast nagu Tartu kino, Tartu oma film ja Tartu kino. Ja sa oled teinud päris mitmeid selliseid, kuidas nüüd öelda, hästi, aga ütleme, et mingid sellised underground filme või, mida telekas ei ole näidatud ja mina ei saagi aru, miks neid ei ole näidatud, sest nad on väga, väga head filmid. Jaan-Jürgen Klaus, ütle, mis sinu filmidest saab või mõtlen nagu seda, et see on hästi lahe salong sul siin selle Greensteni maja kuplis, kuigi hästi külm on ja siin väljas on isegi võib-olla natukene soem päikse käes. Et see ongi nagu selline undergroundi pesa, kus käib mingi üks nagu ringkond, aga mingis mõttes on nendest filmidest nagu kahju, et ma tahaks, et kas või seda sama Grigori Lotmani filmi keegi veel näeks. Et just see 2012 Eesti filmi 100 aastat, et siis me austame seda püha üritust ka sellega, et siis omalt poolt seda torni kuplit siis muudame nii-öelda regulaarkinoks. Hallo. Hallo, tere, Andres Maimik, ma olen Urmas Vadi. Tervist. Kuule, kas sina tead, kes on Jaan-Jürgen Klaus? Mul on au seda härrasmeest isiklikult tunda, jah. Jaan-Jürgen Klaus on vagabund ja vabamõtleja Tartust, tõeline Tartu patrioot ja mis kõige tähtsam, ta on kino suhtes samasugune mees kui Adolf Rühka näiteks teatris või Paul Kondas maalikunstis. Ehk ta on tõeline oma ala entusiast, kes teeb oma loomingut tõelise südameverega. Aga mul on üks oluline küsimus sulle veel, Andres, et miks me ei näe tema filme kinos ja televisioonis? Et sinu filme näeb, tema filme ei näe, aga mõlemad filmid on head. Sellest on ääretult kahju. Ma arvan, et põhjus on selleks, et ta on võib-olla liiga vormiliselt radikaalne meie kinootsustajate maitse jaoks võib-olla. Et kinootsustajad eelistavad sellist puhast ja laitmatut pilti. Väitsin, Jaan-Jürgen Klaus teeb oma filmi puhtast kirest ja südameverest ja ei pööra niivõrd tähelepanu vormipuhtusele ja detailidele. Aga minu arust selline Jaan-Jürgenlik kirg ja võib-olla hoolimatus professionaalsust pilt toota ongi just tema üheks saladuse võtmeks. Võib-olla tõesti on olemas selline nii-öelda müstiline ja eriline Tartu vaim või vaimsus, mis siis ka mind on Tallinnast ja Tartusse toonud filmikunsti tegema. Tõestuseks on selle filmi käigus tehtud avastus, et seesama maal, mida siin filmis näidatakse, rippus mul Tallinnas seinal ja selle pärandas mulle minu skulptorist vanaema Erna Viitol, kes alati uskus, et sellel on mingi eriline vägi sees. Ja huvitavaks kokkusattumuseks on siis asjaolu, et see maal on maalitud enam-vähem täpselt sama koha pealt, kus mina alustasin oma nii-öelda filmi tegija avafilmiga Supilinn 2002.
nii et mõnes mõttes tõesti põnev Tartu vaimuvimm ka võib siin peidus olla. Saan aru, siin on mingi imede igatsus. Täpselt. Siin linnas on imede igatsus, jah. Tallinnas nagu ei ole selliseid asju teha. Palju räägitakse ju, paljudel on see avapauk väga suur. Kogu elu on nagu äkitselt kuidagi ära pandud. Et kas sul seda hirmu ei ole, et sa võid äkki jälle nagu see supilinna fenomen hakkab sind nagu liigselt jälitama. See on muidku jälle ja jälle meenutatakse sind just läbi selle filmi. See ei tekita sinust mingit kõhedust, seda ühe teose autorlus või kuidas seda nimetatakse. Kas sa adud siin mingi tohtu? Eks ole? Võib-olla see on ka seda filmi, Tartu filmi sümboliseeriv võiks olla see. Kuule jaa, et tõesti nagu selline muretus, see muretus. Selles mõttes võiks selle pildi küll lausa see on lausa ikoon. Ja ikooniks valida. Jah, ikoon. Selles mõttes Tartu on tõesti vägagi metafüüsiline linn, jah.